mina olen Arnold ja tänaseks minu vestluskaaslaseks on üle Eesti tuntud ühe väga ägeda meelelahutusgruppi ja üldse selle žanree looja, showmaailma suur juhtfiguur DJ Eiki Ainsalu. Nii et tere sulle, kallis Eiki. Tere. Vaat mikrofon ikka tõtnud. Ja prillid on ka heas. Väga vahva. Sa näed välja nagu tõesti, ütleme, üks väga kuum saatejuht. Ütleme aga jah, tere rahvas. Nii, mul on mõningad küsimused nimelt Eikile, mille ma olen ise koostanud. Ja need küsimused oleks Eikile. DJ Eiki, sa oled 27 aastat DJ ja meelelahutaja olnud. Millal sa aru said, et sa hakkad laulma ja sa pakud rahvale meelelahutust? No aru sain, see tekkis, ütleme, kuskil mingi 5-6 aastat tagasi, kui ütleme, mul läks see olukord käest ära. Et tead, selle ma olin küll DJ, aga ühtäkki olin juba show-artist. Wow. Ja tegelikult see vaheline seal aastate käib, mis oli kindlasti, sai ka saatuslikuks just selle Leo Lehepuuga tuttavaks saamisest alates ja eelnevalt ikkagi oli aastaid oli ansamblitega peod, kas oli lähtekohvikus ja igal pool mujalgi Eesti, kui siis sai ka ju, ütleme seal lavadel suu lahti tehtud ja nendega kaasa lauldud ja see oli tegelikult käis selle meelelahutuse juurde. Diskalitel on niimoodi, et nad on vahepeal sundolukorras, et kui ütleme vaja rahvale meelksõsta või ütleme lõbustada, siis miks mitte seda kõike teha ja siis selle sai niimoodi, et ühest laulust tuli üks laul, teine laul tuli kohe järgi. Ja juba automaatselt. Tulid ja ridurad abidid laul ja kõik. Et endale ootamatultki jääd nüüd, et rahva just see, missugune asi meeldib, no see oli minu jaoks isegi üllatus. Aga niimoodi selle. Ei, sa oled ju rahvale väga hästi peale, me oleme näinud seda paljudel mitmetel aastal ja sa oled olnud juba aastakümned areenil. Nii. No, jah. Mis aastal ja kuidas sa sattusid Tartu kultuspaari Zodiaak ja tutvusid Zodiaagi perenaise Leaga? Aastat nüüd niimoodi, kui me nüüd meenutama hakkaks ja ütleme Leaga, me oleme sellele ka mõelnud, et mis aasta võis olla, siis ütleme, sellest on tegelikult möödas kindlasti juba 20 aastat. Et kui seal mingi erapeole sattusin ja tänu sellega me tuttavaks saime. Et need tavalised peod nüüd hakkaski peale selles mõttes, et alguses oli sõprade peod, kinnised üritused, mis läksid siis nagu avalikeks pidudeks oli nii ja järjest suuremaks see tuntus sellest kohast kasvas, sest see oli ainulaadsed üritused Eestimaa. Teisi siukse kohti Eestimaa. Ja ega ei ole küll keegi näinud ega kuulnud, et mujal tehakse. Esinevad nagu show-artistid, pigem on kohtade omanikud nagu mõtlevad, et praktiliselt need on ju mingid häbarikud ja mingi vaimuhaiged, no ei oska ju laulda, mingid piilikud on ju seal, ütleme praktiliselt. Tegelikult ei ole see nii, et rahvas siukest meelelahutust vajab, siukest vahepealselt, ütleme, käiku nüüd, et ütleme siin halli argipäev muredele, ütleme, vürtsi anda või ütleme seda sära anda, et miks mitte siukese huumoriga vürtsitatud tantsulik programm igasse paari. Väga õige, minu meelest samamoodi, sest mida me nägime nüüd Illar Kohvi 55. juubelil, et tegelikult tulid ju kõik noored vaatama ja tänama Hillarit ja ka Eikit. Et tegelikult olid need ju täiesti normaalsed inimesed. Ja nagu sa näed, siis tõesti, ütleme, üle Eesti tulevad rahvas kokku ja see näitab juba seda, et siukse üritusi vajatakse Eestimaal. Et see on üks point, mida tegelikult teised paari omanikud ei ole aru saanud. Väga hästi öeldud. Kas sulle meeldivad rohkem avalikud esinemised või rahva ees nii-öelda siis nagu erapeod? Ütleme, diskurina on erapeod kõige keerulisemad, kõige raskemad, sellepärast, et see on igasugust seltskonda,
kes võib sul, ütleme seal, nõuda oma lugusid. Samas, olgem ausad, siis purjus kliendid on need, kes tegelikult ongi need, keda sa pead välja kannatama, alati viisakaks jääma. Ja mingi määral on see ikkagi õudselt väsitav. Ja ma usun seda. Aga nüüd tulles, ütleme, show-artistina, seal, siis, avalikult peavad lähedalt siis, kui on rahvas kõik lava ees. Ja kõik sämmivad mängivad kaasa. Seal, kõik selle energia endasse, mis sa siis lased omakorda rahvasse tagasi. Et kui on lava ees ikkagi tehjus, siis sa, ei ole see, show-artist seal laval, kes sa peaksid olema. Ja. Sa oled oma loomingu ja artistide baasist loonud Eesti merelatust taevasse huvitavad karakterid popstar Aitsi, Girl Koola, Hiller Kohvi, Kasatšoki, Jüri, Arnold Oksmaa ja loomulikult populaarse Dark Velveti, kes neist kõige rohkem on rahvale peale läinud ja keda soovitatakse kõige enam kuulata esinemistel või internetis. Et kuidas üldse nagu sellega on või nii umbes? Ütleme niimoodi, et meie meeskond on moodustunud aastate vältel just siukesed nagu ta on. Et on siukesi inimesi, kes minu tööd ei austa, vaid pigem ongi, väga raske iseloomuga inimesed, kes on tegelikult, hetkelises, laulma pandud. Nad on saavutanud väga raske tööga aastatega edu. Ja väga suure tuntuse. Ja nad, pigem ka löövad sulle noa selga, et see, töö, mida ma teen, see on, suht raske, keeruline. Sa pead inimestega, suhtlema. Sa pead jääma iseendaks alati ja olema ka, igas olukorras viisakas. Ja kõike välja kannatama, et see on, aga aastad on näitanud, et ka väga paljud artistidega on koostööd lõppenud, sest tänu sellele, et kui on inimesel minust austust on ja nii, siis ei saa rohkem midagi sündida. Ja sest palju on vaeva näinud ja nagu me oleme kuulnud, teadnud nii, sa teed südamega asja ja kui öeldakse ja enam talle ei meeldi, siis on tema oma mure lõpetab ära selle asja. Nagu popstar Aits, mõtlen otseselt välja. Tema otsustas, et tema ei taha, tema ei jätka, tema arvab, ta on kuningas, aga vaadake, mina olen küll prints. Nii et. Okei. Aga jah, Raitsi sa välja tõid, siis kõige suurem edu võib-olla tulevikus on Girl Koola. Ja ma usun ka. Ma näen temas seda tulevast Eesti artisti või tema on ju spetsiaalselt palju laulja, tema on muusikakooli ikkagi lõpetanud. Seda me teame. Et ta on väga andekas nood neiu ja tema kindlasti ka kaugele jõuab ja kindlasti temast Eesti rahvas kuuleb küll ja küll tulevikus neid asju. Ma temale panustaks isegi selle, et ta kunagi jõuab kindlasti Eurovisiooni esimene. Ja tal on hea aeg, me oleme kuulnud seda. Nii järgmine. Sul on suur pere. Kuidas sa kõige selle virmarri sees leiad aega ise endale ja nii-öelda inspiratsiooniks? Iseendale ma varastan uneäes aega. Et tegelikult minu argipäev tavaliselt algab kell 6 hommikul. Et suvekuudel on ikka niimoodi, et ma tunnikene võib-olla kaua magan. Aga tavaliselt kell 6 hommikul hakkab mul argipäev peale. Ma varastan enda uneajast seda aega, sellepärast ikka pere ei pea kannatama selle all, et mul siukene totakas töö on. Et seal on vaja siis muusikasse, muusikamaailma süveneda, sinna sisse minna. Et kui sa juba sealt sees oled, siis on sealt maru raske välja tulla ja sa oledki omast maailmast tegelikult. Ja see on nüüd see maailm, kuhu mina siis tegelikult oma energia ja kõik siukesed asjad panen. Ehk maandan oma pinged muusikamaailma ja see ongi kõige olulisem, sest tegelikult kui mõned inimesed maandavad pinged seal pudelisse. Ja või alkoholi või muudesse asjadesse. Minu pinged lähevad kõik muusikasse. Et kas see on mul tuju halb või tuju hea, praktiliselt see ei sega minu tööd.
et pigem on see ja laulusõnad juba tulevad. ei no, mida ma imestama ka panen, et kõige selle virvarriga, et sul on suur pere, sul on palju artiste ja sa pead võitlema oma elu pead sa niimoodi seadma, et sul on elu niimoodi paigas, et tund seal, sest ütleme, väga paljud inimesed ei teagi, ütleme, milline ma tegelikult olen. Ja nad teevad üldse lavalist. Te teadki, et see on see kloun. Ja kõik tead, sul on laval DJ-d ja tegelikult sul on nii palju pingeid ja vaegu. Siis tegelikult ütleme, ööpäevas ikkagi läheb mingi 3-4 tundi köögi tohib panna jaoks ja samas seal ütleme kõrvaliselt, et sa vastutad kõikide asjade, sa vastutad oma meeskonna eest, sa vastutad pere eest ja sa vastutad ka ütleme seal vahepealsete asjade, et kui sa midagi lubad, siis aga pead oma lubadust täitma ja keegi peab kannatama sellele, et sul ei ole aega. Super hästi öeldud. Nii, kelle Eesti artisti või bändiga sa tahaksid koostööd teha, kes sulle kõige rohkem meeldib? Ma olen teinud väga paljude artistidega ja väga paljude bändidega ka koostööd juba eelnevalt. Willis Voice'is ma tean. Willis Voice, Täna tehtu, Elumees. Päris palju. Võib-olla sõna otsa mõttes müts maha siis siukuste inimeste ees, kes tegelikult on minuga koostööd aastate jooksul teinud. Ja minu austus nende vastu on meeletult suur. Ja bändidest rääkides siis ütleme tegelikult, siin noorematest, mis peale tulevad, eks ikka vaata, mõni kirjutab mulle, tahab koostööd teha. Nii nagu see Montrealist Kanadast Laroi, et minu suurepärane lugu. See on uskumatu, et inimesed tahavad, otsivadki mind üles internetist ja tahavadki koostööd teha. Ja see koostöö tegelikult toimib ja nagu näiteks see Willis Voice'iga koostöö, siis ta on ju tõesti super, südamlik, soe inimene. Väga hea, võimsa häälega laulja. Ja temale laulu kirjutada, see oli minu jaoks suur au. Ja veel rohkem oli ju see ka, et me ju salvestasime selle loo sisse ju Marko Margna helistuudios Tallinnas. Et see laul on ka jõudnud igale poole raadiotesse, et see on üks ka väga-väga suur tunnustus. Suurepärane. Nüüd lähme veits su pere poole ka ja on sul ka hobisid või mida sulle meeldib koos perega teha või käia? Mida sa teed perega, kui sul on vaba aega? Siis me teame, sul on tegelikult suur pere. Ma käin perega looduses, meeldib käia korvpallipäksil, vanasti oli mul rohkem rattasõit, tobi, ajakade jooksul mäletatakse mind, kui Ferrariselt lasta nii, et kaunid naised, kiired autod, käib ju tegelikult ju tõesti ellu. Ferrari on naised, you baby! Et tegelikult ma olen jah siukene inimene, et tänu selle Ferrari haigusele või hullusele ma ei ole mingi seal 2-30 aastal ühtegi etappi vahele jätnud ja väga paljud kohtingud on ka tänu sellele ära jäänud. Et vaata, omal ajal ei saanud neid sõite järgi vaadata, kui nüüd saad sa vaadata salvestusest järgi neid sõita, siis tollel ajal ei olnud seda võimalust. Kas esinemisi ja paiku, kus esineda, pead sa ise otsima või tänu juba sinu tuntusele DJ-kina pakutakse sulle ka esinemisi juba? Jah, on ka seda olnud, et tõesti telefon heliseb ja pakutakse või siis keegi kirjutab, et alati võib mulle kirjutada ja koduleheküljel välja käia. Et tegelikult siiamaani pole olnud mul manatseri, nüüd hakkab vaikselt sealt tekkima, ma ei hakka nüüd välja tooma. Aga olgem ausad siis et sa oled üksinda pidanud kõik selle hakkama saama sellega ja see on ikka tohutu töö. Suur ja koormus ja vastutus. Ja ma loodan, et ka seal sinu manatser seal hakkab mõtlema ja hakkab koostööle ja me hakkame välja pakkuma. Lavale panema niimoodi, et... Sest tegelikult meil on ju energiat laval, me nägime Nüüdsod ja Agis tegelikult ju reedel, mis tegelikult või laupäeval, mis toimus, ei läinudki ju suvel koos laulust mööda minutitki, kuid tegelikult kõik need inimesed ju tantsisid.
see juba hoog laulus on nii äge. Sinul on energia, kui need kaks energiat. Me nägime, mis juhtus. Kõik nägid Helimehed, Jan nägi, Allan nägi. No Leost me räägi, tema oli omas mullis seekord. Leo on kõva värk. Kui Leo ei saa koha peal näinud, siis sa näed seda videost. Peab vahepeal nalja ka saama, aga Leo on tõeline mullitaja. Nii, nüüd. Sa oled tituleeritud Lõuna-Eesti Nubluks ja isegi olnud Pelloa järeltulijaks. Kui suur on sul vastutus ja ka sa uskusid, et sinust saab tegelikult ju kuulus DJ-ki, mis tõmbab Zodiaagi peod üle Eesti. Ju tegelikult terve Eesti on rääkinud nendest ja ka jätkuvalt räägib. Et vastutus ja koormus selle peodega. Seda ei usuks ja tegelikult ei usu ka praegu ise ka. Et pigem on see, et võibolla peale surma saad sa alles nii tuntuks nagu vaja. Ma ei otsi kuulsust ja ma väldin kuulsust. Pigem oled sa kasulik siis, kui sa oled tuntud. Inimene, sa oled kasulik perele, sul on tööd rohkem ja kõik niimoodi. Aga tulles nüüd Onu Bella juurde tagasi, siis ma ei väsi kordamas, et jah, mul on pandud see staatus, ka Onu Bellal oli algusaastatel, teda tegelikult vihati, teda ei sallitud. Et samamoodi, naerdi tema loomingu üle. Ja tuli lihtsalt sama näha. Aga üks rahvas käis, kuulamas, et tegelikult, müts maha praegugi, selle Illar Kohvi ees meil, et tema on ju suur kirjamees, ta on ju, kuulus, ajakirjanik, Eestimaal tuntud mees sealt Viinaualt, et tema on ka meeskonnas siukene, vaata, kes siis, ongi, ei lasegi mitte kellegi mitte midagi halvasti meie kohta ütelda. Ja ta kaitseb meil nagu emalõvi. Illar Kohv, kes tegelikult on ju suur võitleja ja paneb kõik paika, nii et tänu Illar, tegelikult me oleme ka olnud kõik kaitstud ja hoitud, nii et elagu Illar Kohv. Kui sa saad 60, ma võtan särgi seljast ära. Et nagu me eile rääkisime, siis vaata just ongi see teema, et oleks igas maakonnas Illar Kohv väga õige. Palju, nagu see parem elu. Sest see õigluse eest maksta, see on üks asi, mille eest siis tema nagu võitleb. Väga õiget me oleme kaitstud. Nii, paar küsimust veel sulle. Eet Kuus tegi sinust ja sinu artistide loomingust rokkfilmi Tabamata ime. Kas sa uskusid, et filmi saadab meeletu edu, mis tõstis sind DJ-ki staatusesse, keda terve Eesti tänapäeval ju tegelikult tunneb 3 korda või rohkem on näidatud filmi rahvusvaheliselt ju Eesti ühiskonnas näidatud seda filmi? Ja aasta nüüd tuntust tõi tegelikult ma ei saa ütelda, Eret tegi väga head tööd. Ta ongi väga andekas, samamoodi ta leidiski üles siis siukesed inimesed, kellest film teha. Sest Leol on ka ikka siukene, ta on üli andekas muusika maailmas. Tal on väga hea hääl, oleme kuulnud. No viimane kord ta pani hääleka natuke nii, aga pidi saama mulli vett. Seda juhtub ja seda juhtub väga paljudel artistidel. Ma olen ju läinud läbi aastate tegelikult. Vaata, mina olen siuke, kes ei tohi vihu lubada. Mina olen inimene, kes ei tohi eksida. Et see survestab mind, paneb raskemasse olukorda. Sa peadki vastutama kõikide asjades. Sa ei tohi mitte kuskil poolt midagi puusse panna. Aga jaa, Tabamata ime oli ju see film, mis praktiliselt siis ka Ereti enda kuulsaks tegi. Samamoodi Leo ju tuntuks tegi Eestimaal. Kindlasti tänu selle filmile tohutud suurele koostööle meile. Siis ju sündis ka ansambel Dark Velvet, kelle loomingukollektiiv Miisu on jõudnud ju rahva. Väga, üks populaarsemaid Dark Velvet lukusid ja sööga. See näitab, kui andekas on tegelikult Leo. Ta suudab kirjutada taustu, ta suudab kirjutada lugusid, kirjutada isegi sõnu, aga paraku see on elu. Super. Nii, viimase 2 küsimust veel. Sa oled nagu multida neid meesorkestris, oled DJ, sõuartist, sa toodad artiste ja teed laule, sul on kirju elu taga olnud. Kas kunagi on ka loota eluloraamatut DJ-kist? No, väga paljud on tegelikult eluloo raamatu kohta küsinud ja see on käinud ka läbi, sest
sama vaata ju, ütleme, sa mainisid ära Raitsi, vaata, siis ju jah, Raiss tegi ka kunagi selle ettepaneku, et tema hakkab seda raamatut kirjutama. Kõik oli ilus ja kena, aga samas jällegi sai saatust just see, et äkki saab Eiki veel kuulsamaks, äkki saab Eiki veel tuntumaks kui tema ise ja tänu sellele kindlasti see oli nüüd see faktor seal, et tänu sellele see raamat ka ei ilmunud tollel hetkel. Et kui on Eestimaal tõesti siukene inimene, kes praktiliselt tunneb, et no ütleme, et ta suudab seda teha, ütleme, sest aastate jooksul seda, ütleme, juttu, mida sinna raamatu vahele panna on ikka väga palju. Ja loomulikult pildimaterjali, välilisi, mustvalgeid pilte ja kõik intervjuusid. Olime ausalt, siis Eesti rahvas ei tea paljusid asju, kui raske on see töö, mida ma teen. Nemad näevad ainult seda, mis laval toimub, aga laval taga nad ei näe. Või siis need inimesed, kes seal koha peal ei käi, loevad seda ajakirjanikude silmade järgi vaata, ütleme. Et no ütleme üldse see, et ütleme seda kõike prügipopiks nimetatakse, ütleme, kas siis minu tööd või mida iganes. See on pigem meile kasuks toonud. Kas te teate, muidu küsib küsimusi Iljar Kohv isiklikult, ta täna mulle võimalus küsida ja ma olen võib-olla Iljar Kohvi matlipärija. Miks mitte? Okei, üks küsimus veel, missugune ilus ja pikad vastused ja mul on au olla Eikiga ju nagu võrdne laval, suurepärane looja, artistide maaletooja, no need sõnu on palju, karismaatiline, a miracle, fantastic ja kõik asjad kokku. Veel üks küsimus. Kui sa ei oleks tänapäeval DJ Eiki, millist tööd sa tänapäeval teeksid, kas mõni elukutse või mis sind huvitaks? Nüüd jõuame sinnani, et tegelikult ma olen väga palju tööd teinud ise ajakirjanduses ja mis mind huvitaks oleks see, et kui ütleme lihtsalt oleks olnud vanasti DJ, siis mind huvitaks ainult raadioda. Nii, aga kuna ma töötan noortega, ütleme... Sa tegid ju raadiotööd ka, muidugi, kes ei teagi, vabandust. Aga Eesti rahvas ei teagi paljusid asju, mida ma tegelikult olen teinud. Ma olen olnud ju väga paljudel töökohtadel, olen ametlikult töönud kõik siukesed asjad, et tegelikult Eesti rahvas ei teagi seda, milline ma tegelikult olen. Et pigem ongi see teema, et kes ma oleks, ütleme, kindlasti ma ajakirjanikuna ei töötaks. Et see on kunagi õpitud asi, mis mul sai selgeks, aga no ütleme, mul meeldib tohutult noortega töötada. Noori aidata, õpetada neid, mul on teadmised, mul on kogemused, mul on oskused selleks, ja ma olen ka õppinud teatud piires psühholoogiat, et oskan nagu nendel abiks olla, neid, ütleme, seal suunata õigele teele, et see oleks see, mida ma tegelikult teeks. Uskumatu. See oli siis täna minu saate külaline, oli DJ Eiki Ainsalu, kes on Zodiaagi üks suur hing ja kõigi nende suurte show'de taga, et oma sünnipäeva eel, mul on homme sünnipäev, ma saan 42, oli au olla DJ Eikiga teda intervjueerida, see jääb arhiivi, et te saate alati seda saadet vaadata. Aitäh sulle! Aitäh! Elagu DJ Eiki! Arvin Põksmaa!